Selle lisaelektroniga pääseb hapnik veres süsinikuringlust toimetama ja ilma selle lisaelektronita ei tee ta meile midagi. Põhimõtteliselt inimesed surevad nagu Tšiževski rotid. Tere päevast, armas Fonte News kuulaja vaataja. Täna on järjekordne intervjuu ühe Eesti tuntud ja väga andeka inimesega. Fonte News on uudistekanal, kus kajastame uudiseid otseallikast ja moonutamata. Koos teiega vaataja kuulaja teeme selle Fonte News kanali täpselt selliseks nagu vaja. Ja minu vestluskaaslaseks täna on Assar Sild. Tere päevast! Tere! Rõõm sinuga lõpuks kohtuda. Ma olen sinuga suhelnud erinevates suhtluskanalites väga pikka aega. Oleme rääkinud ilmast, loodusest, maailma asjadest ja naistest. Täpselt nii, et kõigest oleme rääkinud ja ma tahtsin sinuga teha intervjuu sellepärast, et sina oled mees, kes niisama ei räägi, vaid sa teed kõik asjad endale kõigepealt selgeks, faktipõhiselt proovid järgi ja siis sa laod selle välja, et sa oled kindel selles, et see, mida sa räägid, see töötab, see on, ütleme niimoodi, tõde. Ja sina oled juba lapsepõlvest saadik tegelikult tähele pannud looduses protsesse, mida tänapäeval millegipärast ei taheta nendest rääkida ja pannakse siis need loodusprotsessis sellisesse tehnoloogiasse, mis tegelikult ei toeta inimese tervist, ei toeta loodust. Ja tänase jutu teema ongi meil, kuidas inimene saab elada loodusega kooskõlas tervena, pikaaegselt ja räägime ka tehnoloogiatest, mis siis toetavad inimese tervist ja loodust ja mis ei toeta inimese tervist ja loodust. Ja mina tean omast käest öelda seda, et elus on mitu olulist aspekti, et sa oleksid terve, tugev ja kestaksid, on õhk, vesi, toit ja keskkond sinu ümber. Ehk minu jaoks on need väga olulised aspektid. Ja räägimegi sinuga täna esimesest teemaks on õhk, et tegelikult meil Eestis ka üle maailma hävitatakse meeletut loodust. Ja mis tegelikult juhtub, kui meil võetakse maha siin palju metsasid ja meil ei olegi enam rohelist loodust ümberringi ja mis tegelikult sellega kaasneb, kui meil nüüd see mets ja loodus kõik ära hävitatakse? Tulekski rääkida lahti siis Tšiževski 80 aastat tagasi oma katseid teinud ja kuhugi jõudnud, kuid tema tööd olid ju 2/3 ulatuses kõik salastatud. Tšiževski uuris ka atmosfääri ja atmosfääri sisaldust. Paljud tema tööd ei ole mitte kunagi salastatud olnud. Aga suurem start sai alguse sellest, et kui ta oma laboris tegi tolmuseid katseid, laboris olid ka laborirotid, need olid kontrollitud terved, need peavad terved olema, et mitte tulemusi mõjutada. Ja lihtne klaaskapp, kus need rotid elasid, ühes alumises otsas oli siis ava, kus labori õhk värske sisse tõmmati ja ülevalt suunati see välja. Ja kui ta tolmused katseid tegi, ta otsustas sinna õhuvõtu ava ette panna vatifiltri, et tolmu ei satuks. Ja nii ta seal neid katseid tegi, aga ükskord ta unustas reede õhtul selle vati sinna ette. Ja ka esmaspäeval tööle naastes avastas, et rotid olid surnud. Kutsus oma targad kõik kokku, prepareeriti ja tuli välja, et rotid on ära lämbunud. No kuidas moodi lämbunud, et laboris olid andmed, kõik olid väga kenad, ja siis avastati, et aga vatt on ees. Tehti neid katseid veel, ilma vatita ei juhtunud midagi, terve nädala vahest pandi vatt ette, hakkasid rotid jääma uimaseks ja ära vajuma. Prepareeriti, tei mis tahad, lämbuvad ka ära. Mis tähendab, et sa rääkisid enne õhust. Õhus oleva hapniku sisaldus on väga tähtis ja hapnik O2 saab moodustuda ainult sellisel juhul, kui hapniku aatomitel on lisaelektronid. Selle lisaelektroniga pääseb hapnik veres süsinikuringlust toimetama ja ilma selle lisaelektronita ei tee ta meile midagi. Põhimõtteliselt inimesed surevad nagu Tšiževski rotid. Ja kui me nüüd vaatame, mis on selle pandeemia käigus inimeste tervisega juhtumas, kes kandsid pidevalt maske ees, siis ma arvan, et seda katset peaks kordama.
paneme need rotid jälle täpselt kordama, nii kui Tšiževski tegi, paneme need maskid siis sinna ette, vaatame, mis rottidega toimuma hakkab. Aga see on üks katse osa. Kuna Punaladvik võitmatu nii kui ta oli, valmistus teiseks maailmasõjaks. Aga ehitas endale ikkagi pommivarjendid, siis varjendite ventilatsioon oli kõik varustatud ka filtritega ja üheks filtrikiiks oligi puuvill. Ei olnud tähtis, kui palju sinna süüa alla veeti. Nad oleks olnud 1 nädalavahetusega. Nüüd sai Tšiževski käsu, siis see filtreeritud õhk taasrikastada elektronidega ehk siis toota sinna O2. Ja ta mõtles välja oma kuulsa lühtri. Näeb välja nagu tagurpidi pööratud nõelapadi, kuhu ta juhtis siis 10 kilovolti sisse, isegi alustas väiksemaga ja nõelte vahele tekkis sinine leek, nagu mul kodus kamina süütaja on, mida ma akuga laen või seinast laen telefoni laadijaga. Ja läks oma katset kordama, pani selle vati sinna ette, kui rotid hakkasid juba pikali kukkuma, siis pani selle sirina seal käima, rotid elustusid, hakkasid jälle tantsu lööma ja oma tavapäraseid toimetusi tegema. No, Tšiževski kandis ka ülemustele juba ette, et kuule, et lahendus on käes, et väga lahe, et võite sõtta minna. aga kurat, ei läinud nii. Et see oli umbes 38. aastal veel. Ja rotid hakkasid jälle vingerdama ja vangerdama ja opereeriti, prepareeriti. Leiti, et on hakanud kasvajad tekkima. Tööga jätkas ta edasi, ta mõistis ju, ta oli uurinud enne atmosfääri ja atmosfääris on meil välk. Aga tema puhul me kasvajatest ei räägi. Seal on miljonid voldid, temal ainult 10 kilovolti, 10 000 volti. Tõi transformaatoreid juurde, liikus kuni 30-ni, konstateeris fakti, et trombid, kasvajad muutuvad rottidelt asupaika organismis, eluiga pikenes küll, kui ainult vatid, aga ikkagi lõppkokkuvõttes surid päris piinarikkalt. Ja sellest kohast muutus ülejäänud öö kõik salastatuks, sest ta oli oma töödes kirjutanud kohani, et mitte miski muutu, tulemus on sama, rotid surevad, muutus ainult see, et trombide ja kasvajate asukohad muutusid. Ja see jäi nüüd tänase päevani meie füüsikute kätte, et mitte miski ei muutu, milleks edasi liikuda, aga tegelikult Tšiževski liikus edasi ja väga edukalt liikus edasi. Ta tõstis neid pingeid ja jõudis ikka sinna 100 kilovoldini välja ja tema lõppsõna oli selline, et milliseks tehnoloogiaks iganes vajab tulevik ioon väljade loomist, siis selle loomiseks ärge kasutage alla 100 kilovoldi kindlasti mitte. Sinna jäävad kõik meie printerid, ionisaatorid, 2G, 3G, 4G, 5G. Nii et meil ei ole sugugi keeruline tema katseid korraldada ja saada teada, mis on 5G. Ma olen isegi siin, ma tean, kes kasvatab laborirotte, isegi sinna saatnud sellise soovi, et kas ma saan teie käest terveid laborirotte, et leiame elektroonikud, paneme selle asja siis sirisema ja kordame ja näitame, mis siis 5G. Räägin selle kohe ära. Miks tema ei rääkinud kunagi sagedustest? Tema rääkis ainult kilovoltidest. Mul on kamina süütaja kodus. Samal põhimõttel seal on paar kilovolti kasutatud, et 2 klemmi vahel tekiks see kaarleek või kroonilaeng, tegelikult oleks teaduslikult õige öelda. See süütab paberit suurepäraselt, paned telefoni juhtme järgi, töötab. Aga need kontaktide vahel tekib vahepeal ikkagi seda tahmad ei anna üle ja siis ma harjaga puhastasin neid. Ja sattusin olema selle raadiokella lähedal, uksekell on mul raadioga, ei ole juhtmega enam. Ja korra käis uksekell. Panin asjast käest järgi, kes sul ukse taga on, väljas sadas lund, jälgi pole. Oota, kuidas see nüüd tööle läks. Puhastan edasi ja vajutasin nuppu ja uksekell läks uuesti tööle. Meil ei ole vaja saatjat selleks, et käivitada raadio vastuvõtja. Samamoodi segasid ju Nõukogude võimud meil vaba Euroopat ja Ameerika häält kuulata. Selleks ei olnud vaja, nad võisid selle kroonilaengu luua meie süsteemis ükstapuha millise ametiasutus, tal oli ju raadios.
kui sa läksid ikka metsa, siis oli suurem tõenäosus, et seal paremini seda kuulsid. Ei olnud vaja suuri maste kasutada, et ta võis teda luua igale poole. Ja kui ma eile vaatasin, et naabrimees pani oma sõiduautole lälleri peale, et Tallinnasse sõidan, siis ma saan Vene autodega anekdoote rääkida. Ma võtsin oma kamina süüta, tegin krõpp. No vanasti oli isegi ju autode küünlad, kas 51 eriti oli lihtsalt klemmiga peal. Ja kui sa ikka sõitsid telekast mööda, lõi selle triibu sisse, see on ka kroonilaeng, aga seal on paarkümmend kilovolti. Võib-olla seal süütesüsteemi kõrge pinges. Aga selle kroonilaenguga, mida meil kasutatakse näiteks printerites, laserprinterid umbes 28 kilovolti kasutavad, et formeerida värviosakesi paberil vastavasse kohta. Negatiivne osa on see, et see loob kiirgust. Kui ma olen väljamaal suurte ehitusobjektide peal office'ites käinud, seal on rangelt eraldi ruumis, kas või keset tervet büroohoonet on eraldi ruum, kuhu on need printerid pandud, seal on eraldi ventilatsioon ja ainult seinad sisse annab paberid ja võtad paberid. Nemad on aru saanud. Meil on nad igas kontoris, iga raamatupidaja kõrval, et keeran ringi, kohe võtan. See kiirgus loob meile siis nende rottide saatuse. Ehk siis trombid, kasvajad, need liiguvad erinevas kohas, ehk siis see, et kui meile räägitakse, et kui puuvillakangast lihtsalt riidena kangana on okei, aga kui sa paned selle puuvillakanga näo ette ehk maski. Veel hullem plastmassist, mis sulab. Täpselt sulab. Ja teine asi see, et on veel madalsagedus 5G tehnoloogia meil ümber ringi. Ehk tegelikult... Mis neelab elektrooni. Ja sa oled käid veel näiteks veel kontoris ringi, kus on tehnika ümber ringi. Ehk sa tegelikult lähed vabatahtlikult tapamasinasse. Kiirgus välja, absoluutselt. Ongi nii. Aga meil on ju... Aga miks sellest ei räägita koolides, et mis see põhjus on, et miks ei räägita sellest ja lihtsalt pimesilmi teadusnõukogu liikmed ja kõik terviseametnikud, kes peaksid inimese tervist kaitsma, nad lihtsalt sunnivad kõike seda tegema, sundima siis inimest minema siis tapaväljale. No aga Čiževski 2/3 töödest ju salastati 42. aastal, tema tööd saavutasid tähelepanu Ameerikas. Isegi nomineeriti Nobelile ja selle asemel, et sinna sellele järgi minna, pani Stalin ta kinni. Ma olen Čiževskit natuke rohkem lugenud, tema sõprade päevikuid on avaldatud, mis on arhiividest välja toodud. Et Čiževski tegelikult ehitas vangla üle majale, kus too elas siis esimese külmsünteesi reaktori, nii et see maja oli köetud selle külmsünteesi reaktoriga. See, millega ma täna tegelen, lähenemine on natukene teine. Meetod on erinev, aga tulemuseks on see, mida taga ajaski Čiževski. Ühesõnaga, kiirgus tekib kroonilaengus sellisel juhul, kui pinge on madal. Ja see sähvakas, mida me välgu puhul taevas näeme, see on ka kroonilaeng, aga seal on miljonid voldid. Pinge on nii kõrge, et lämmastiku tuum neeldub plasmas. Nii madala pinge kuni 100 kilovolti, sellist tuumaneeldumist ei toimi, see ongi see kiirgusallikas ja mul on kahtlemata teadustööd ja faktid, millele toetudes ma kõike seda räägin. Jaapanlaste töö, nad mõõtsid siis äiksetormis kiirgustaset ja olid hämmingus, et seda seal nii vähe leiti, et seal oli peale komakohti neid nulle terve hulk, enne kui tuli number 1. See saab toimudes ainult välgu hetke algul ja lõpus. Kui pinge tõuseb, hetkega tõuseb ja hetkega langeb. Et seda on ääretult vähe, kui me võtame kõiki neid meie 5G-sid, mis siin tulemas on, 4G-d on ju statistikad olemas ja YouTube'is ringleb isegi üks video, kus ameeriklane räägib, et just Eesti võeti 2G levikuga uurimise alla, kui palju rinnavähk tõusis. See oli kombeks naistel siin väikses taskus kanda telefone ja rinnavähk oli tookord nende andmetel tõusnud järsult 4 korda ja 6 korda ja tähelepanuks oligi regioon Eesti valitud. See on ingliskeelne video on YouTube'is olemas. Ma olen teda laikinud, sellest hulgast võib üles selle leida. See nõuab aega, seda on nii tohutut materjali, et seda tuleb nüüd katalogiseerima hakata ja seekord ma tahaksin nii kõrvale teadlasi saada. Kummaline on see, et meile tulid appi üldse füüsikud. Meile tulid appi tegelikult bioloogid eesotsas Endla Reintamiga.
ja tema kirjutab küll mullateadust, aga ta mõistis kohe minu fotosünteesi vaatenurgast või teades minu fotosünteesi vaatenurka, kuidas siis mullastikus mineraalid liiguvad ja veemolekulide liikumine. Et ma arvan, et selle koha pealt oleks temaga õigem sellest rääkima, aga 2 aastat tagasi ta minu vaatenurga sai ja üha rohkem ma kuulen linnast bioloogi, kes ütlevad, tema publikatsioonid on hästi huvitavaks läinud, tema populaarsus tõuseb. Et me jõuamegi selle jutu juurde, et üks asi see, et tänapäeval siis surutakse seda, mingil põhjusel suruti pikka aega seda maski, et meil on madalsageduslikud tehnoloogiad, 5G, mis hävitavad, tekitavad terviseprobleeme, lisaks sellele metsasid võetakse maha ja tegelikult see on kuritegu ja sul on ka andmeid, et tegelikult meil see hapnikusisaldus õhus on ju drastiliselt kahanenud, see on päris kriitilise piiri peal. Üks Vene teaduste doktor YouTube'is lööb juba ka mitu aastat kõvasti lokku. Ma olen talle kirjutanud, vastust sealt ei tule. Sellised lokkulööjad on reeglina hästi kontrolli all ja vaevalt minu kirjad temani üldse jõudnud. Maailmas on juba piirkondi, kus loodus on valinud hapniku tasakaalus 16%. Ega need Fionova esinemised on üleval ja 2 aasta jooksul neid vaatati hakka taimu saama, et ta tuli ka meile appi omamoodi. Ma olen talle kirjutanud, ta vaikib, ta ei ole minuga kontakti loonud. Aga nüüd sisepõlemismootoriga autod söövad kogu aeg seda sama hapnikku, mida meie tahame hingata ja annavad asemele süsinikdioksiidi. Süsinikdioksiidi lagundab jälle see, mida auto tarbib, hapnik. Et kui me räägime osooniaukudest, millest nad tekivad, no kasvuhoonegaasid, mis asi on kasvuhoonegaas, süsinikdioksiid peamine. Ja kui need saastemassid jõuavad juba meil atmosfääris niiskust kohtamata, ehk siis piisavat hapniku kohtamata, nad jõuavad osoonikiini. Loomulikult läheb raginaks, arendusalas ei toimu enam molekulaarne lagumine ja molekulide loomine absoluutselt mitte sellel tasandil, mida meile on koolis õpetatud ainult atmosfääri õhurõhu all ja nii edasi. Et siin on uurimist ja puurimist, ma olen sidunud bioloogid, füüsikud ei taha kuidagi nagu tunnistada neid teemasid. Nad mõistavad, et kuidas saab street scientist tulla Čiževski täiemahulise tööga välja, mis pälvis siis Nobeli nomineerituse. Ja kui ma jagasin kavalalt Čiževski töid 51 Eesti teadustöötajale nende uudiskirjas moderaatorist mööda kõigile eraldi, siis nädala pärast oli see Google'ist kadunud. Asemel oli tulnud need Čiževski tööd, mis ei ole kunagi salastatud olnud. Aga head inimesed, ma olin 10 aastat ju jaganud seda infot. Head inimesed teid mulle ikka tsensuuri tagant selle artikli tagasi, nüüd olen teinud teistsugune link natukene, aga ülejäänu kõik on sama. Et mina esitasin teile oma interpretatsiooni. Aga see on ka teaduskirjas, üsna lihtsas kirjas, ei pea olema lõpetanud ülikooli, et sellest aru saada, mis seal räägitakse. Võib-olla minu interpretatsioon aitab mõista. Me liigumegi siit tegelikult õhuteemal edasi, on see, et on olemas tehnoloogia, et ka kodudes, koolides, veel haiglates ja üldse hoonetes on võimalik ioniseeritud õhuga tegelikult muuta inimese elukeskkond hoopis teiseks, paremaks, terveks, inimesed tervenevad. Kuidas selle tehnoloogiaga on Mina jõudsin selle tehnoloogiani kogemata, ei ole juhuseid olemas, ei tea, vanajumal juhatas. Ma olin teadlik, kuidas see intrigeeriv ülesanne oli paljusid valitsusi omal ajal liigutanud, kuidas Hruštšovi aegne Kulibin oma suvilat hakkas kütma, pannes õhutorustiku 2 meetri sügavusele maa sisse ja torude otsad viidi ühte korstnasse kokku ja ventilaator puhus sealt selle õhu siis läbi pinnase, majja sisse, võitis soojusenergeetikas, naabrid juba kütsid, see mees ei küta, nalja palju ja läks Moskvasse kiirteade. Miljonitel inimestel oli NC laod, puutumatu tagavara laod, mis toiduaineid säilitasid ja oli tarvis ju talvel kütta, suvel jahutada. Aga juba hakkas Sputnikud taevasse lendama ja Sputniku peal soojuskaameratega oli näha, kus need laod on. See oli tohutu energia hulk. Ja künti see Siber üles, loobiti torud maha ja peeti pidu, aga kui see Kulibin lõpuks oma aukirjaga tagasi 10 rublaga jõudis suvilasse, siis avastas, et suvila allitab nii hullusti, et ta ei julgenud Moskvasse helistada. Oli läinud kuid aega. See oli ainult nagu viitsütikuga pomm. Tuletame meelde jälle õrendusalad ja tema tekitas oma torustiku survet.
juba surve all toimuvad samamoodi molekulide tekked klastritesse, eriti niiskus. Tekkisid kondentsid ja lõpuks need süsteemid, mis nad olid üles seinud, külmusid lihtsalt lõhki. Miljonid inimesed jäid tegelikult siis ilma selle puutumata tagavarata, kui oleks sõda alganud, sest tekkis ülibakteriaalne keskkond, vastupidine efekt. Tegelikult selle integreerima mõttega jõudnud päris kaugele üks Alabama kasvuhoonepidaja. On link olemas ja video on veel alles, saan teile jagada. Tema paigutas selle ventilaatori õige koha peale. Ta tõi selle ventilaatori, ta lõi sinna torustikusüsteemi hõrendusala. Toimus pigem siis klastritest veemolekulide lagundamine, aga ja see toimib ja kasvuhooned võidavad päris palju, aga seal ei teki lisaenergiat. See, millega mina nüüd kokku puutusin 17 aastat tagasi leiutaja Heiki Jürise puhul, ma rääkisin talle loo, mida mina tean, kuidas on maailm juba ämbrisse astunud selle ideega, et mis on sinu erisus, ta rääkis neid ära ja ma sain aru, et nüüd on see koht, kus ma pean uuesti tagasi tulema ja siit jätkama seda uurima. Sest tema tehnoloogias siis ei ole siiamaani avastanud keegi mingit kiirgust, aga sisekliima tema leiutisega varustatud ventilatsiooni puhul on kuni 2,4% kõrgema hapnikusisaldusega kui väljas, kus see õhksüsteemi sisse võetakse. Doktor Viljasoo tegi ju esimesed mõõtmised, talle maksti tookord miinimumi, et ta tuleks üldse mõõtma. Ja päris pikka aega ta otsis pettust. Ta käis neid kambreid läbi ja otsis igasugu nippidega peidetud küttekeha, aga kui nüüd oli aprillikuus, vist oli oktoobri lõpp, kui käivitati 19 aastat tagasi, 19 saab täis, oktoobri lõpust novembris, siis talvi otsa ta otsis küttekeha, sest läbi nende kambrite tõmmatud õhk oli alati +4, +7. Esimesel aastal, kui maapind polnud tihenenud ümber nende kambrite, siis kõige külmem öö, mis seal diagrammi peal on, ma saan teile anda, oli 29,1 vist, -29,1. Ja sellisel juhul langes selle sisse puhke temperatuur enne soojusvahetit +0,6. See tähendab, et 30 kraadi oli ainult õhu liigutamisega õhk soojenenud. Ja kui see jätkus ikkagi aprillikuuni, otsustas Viljasoo mõõta hapnikusisalduse nii atmosfääris, kust see õhk sisse võetakse. Aprillikuus klorofülli veel ei olnud, on üks madalaim hapnikusisaldusega periood meil Eesti kliimas. Sügisel ka, kui puud raagus on ja hakkab lund tulema. Ei tea täpselt peast andmed, aga ta mõõtis seal väljas isegi 18 kraadi. Ta oli ise ka üllatunud, et see nii madal on. Aga see on Tamme linnas. Üks maja küttis puudega, teine õliga, kolmas, kes teab, millega kööti. Ja üsna sükune tahmane ja hapnikut tarbiv piirkond klorofülli poolt 18, okei, leppis. Tõesti, ta oli ise ka üllatunud. Ja mõõtis kõikide tunnustatud metoodikatega siis sisekliima hapnikusisalduse. Ja oli rabatud, kui ta leidis selleks 20,4. Meil on Saaremaal, Hiiumaal. Meri toodab metsikult 21. No praegu on seal 21 kindlasti. See on nagu loodustasakaal on saavutanud selle, aga meie inimtegevusega sisemaal oli see 18 kõigest. Kujutate ette, kui me kaotame Tartu kesklinnas selle Central Pargi ära. Me teeme ise endale kõrbe. Hapnik on see, mis süsinikdioksiidi lagundab, aga me paneme sinna veel rohkem autosid sõitma. Sinna tulevad alla parklad, 100 autot tulevad parkima. Võtame ära selle, mis süsinikdioksiidi lagundab ja anname asemele süsinikdioksiidi. See on päris hull. See on jah, me hävitame kommertsliku või raha või võimujanu eesmärgil inimelu. Me hävitame ise enda elu tegelikult. Ja ventilatsioonisüsteemid on meil nii selles suhtes vigaselt, et atmosfääri niiskus ei ole meile reeglina sisekliimas nagu talutav. Maja hakkab hallitama, liiga niiske on. Ja nüüd selle niiskuse vähendamiseks
võetakse veemolekulis oleval hapnikul see lisaelektron ära selleks, et veemolekul laguneks, tasakaal laguneks. Aga leiutaja Leiki Jürisel õnnestus kogemata või jumal juhatas, õnnestus veemolekuli hapnikule lisada veel üks elektron, tasakaal läheb jälle välja ja veemolekul laguneb. Endotermilised ja eksotermilised protsessid kõige selle loo juures näitavad selliseid tulemusi, et kui see õhk nüüd veel talvel suunata läbi soojusvaheti, siis maja, kus me viimati käisime, avastati, et väljapuhe talvel toast on pluss 20, siis välja läheb pluss 1,4. Need väljapuhke toru pidi eraldi ära soojustama, et ei tekiks kondentse. Mõistad? Ja nendel soojusvahetitel puudub kondentsi äravool sootuks, ei pandudki toru juurde. Teda ei ole. Jah, me siin vahele öeldes, et me käisime täna siin Tartus 2 maja vaatamas, eramaja, kus on siis ioniseeritud ventilatsiooni ja õhusüsteem majja pandud. Seal oli tõesti, see õhk oli nii kerge, see oli hoopis päris suur vahe oli hingata õues õhku või nendes ruumides, kus ei olnud seda ventilatsiooni ja seal, kus oli see ioniseeritud õhk. See oli öö ja päev ja tõesti mõnus oli istuda, kui kõrvalruumis uks vahelt lahti tehti suitsu, siis sinna ruumi see suitsuhaiski tundus, oli imeõrnalt tunda, kus mina ei ole suitsetaja ja ma olen väga tundlik, siis ma väga-väga õrnalt tundsin isegi, see oli kõik nagu kõrvaldatud, et see tõesti töötab väga hästi ja inimesed on selle aja jooksul, selles ühes majas oli vist juba 17 aastat see süsteem, jah? Silve majas saab juba 19 aastat ja seal on olnud üks tütarlaps, kellel oli väga palju allergiaid, kes oli seal mõned tunnid, oli seal hingas seda õhku ja ta tundis juba, ei olnud allergia nähtusid, kui läks aeda majast välja, et see tõesti see ioniseeritud õhusüsteem, see ravib, hoiab inimese tervena ja tugevana, et tahad sa midagi öelda? Ruumi sisenedes värske niiskuse, sest kujutad ette see O2, tal on lisaelektronidega tuleb, ta annab oma lisaelektronid suht lihtsalt ära süsinikule, mis on ülijuht. Et süsinikdioksiid, mida me oma hingamisega tegelikult laguneb seal, see soel loob ennast seal ruumis. Süsinikdioksiid laguneb, muide Silve unustas öelda, kui tema oma põrandaid peseb, siis tema põrandapesuvesi on tintmust. Tintmustad on surnud bakterid, rakukestad. Ja tuleme nüüd tagasi selle juurde, et ma olen ise ka Tallinna Tehnikaülikoolis õppinud ehituse inseneerikat ja ma tean, ma olen ühes varasemas intervjuus öelnud samuti, et meie ehitustehnoloogia on täiesti vale ja kõik need ventilatsioonisüsteemid on tegelikult on nad ju, kui nad ei tööta, oletame haiglates ja koolides, ja kui lapsed lähevad kooli, sügisel pannakse need ventilatsioonisüsteemid tööle, siis põhimõtteliselt need seisvad süsteemid on bakterite korjajad ehk pannakse nüüd käima, lapsed või haiged on hoones, tegelikult saavad täiesti suure nagu tervise hävitava ühesõnaga bakterite kogus endal siis. Olgu, teeme selle vigade paranduse, mis meie ventilatsioonisüsteemidel siin tihti peale näen, ka Soomes, ka Rootsis olen seda näinud, et kõigepealt, kus meil jahutusperioodil üldse õhk sisse võetakse ventilatsioonisüsteemi ja ma olen nii palju näinud, eriti tänapäev kilpmajade puhul üks sama projekt, üks sama ventilatsioon, kuidapidi ilmakaarte suhtes juhtub see ventilatsiooni õhuvõtt, täitsa lõunast on mõnel on õhtu, mõnel on hommik, et tee, mis sa tahad, selle oksa peal peab olema võimalik valida õhku, kas lõunast, põhjast, idast, läänest, kui sa tahad jahutust, siis võtad alati selle külje pealt, kus on madalam temperatuur. Ma jõudsin ükskord ühele mõttele siin Tartus 2 maja vahel kõndides. Kaubahalli taga on siis endine SEB pank ja postimaja ja siis kaubahall. Ja seal on umbes kella 10-11 ajal selline hetk, kus päike paistab otse pinnale. Siis on ühe kõrgema osast puhas vari, aga vastasmaja akna peegeldus paistab ka varju sisse. Ja mõtlesin see nende pindade soojuskiirguse, siis päikses näitas see pinna soojuskiirgus 30 kraadi. Video ma saadan sul, või saatsin sulle isegi. Siis oli 9 kraadi madalam oli see varjus, üks ja sama materjal, me ei kasuta erinevaid materjale. Ja varju sees olev päikse peegeldus oli veel jahedam, kui see oli varjus. See tähendab,
meie kasvuhooneid ei tule palavuses mitte varjata päikse eest, et fotosüntees jääb kehvemaks, aga me ei jõua nii palju jahutada, vaid see päiksekiirgus tuleb tuua läbi ribide kumerate poolde hajutava peegeldusena. Peegeldus on miinuslaenguline, nagu päiksevalgus kuu pealt on miinuslaenguline, selle ütles mul Eiki Jüris omal ajal ära. Ja nüüd temalt saadud mõte ajendaski meid neid pindasid mõõtma. Väga lihtne on seda katset jälle korrata. Millise peegli me paneme? Kumera, nõgusaga me tõenäoliselt tõstame elektrijaamade nõguspeeglitega fokusseeritud torni. Seal on kumeraga. Et ma arvan, et fotosüntees isegi võimendub. Kui 10-2 on nii palav, et meie luuni aiandi kasvuhoonetes kasutatakse ülivõimsaid jahutussüsteeme, siis ma arvan, et 9 kraadi kindlasti. Ilma igasuguse jahutussüsteemita oleme me suutelised langetama, see on energeetika. See on väga võimas energeetika. See ioniseeritud õhusüsteem on tegelikult niivõrd võimas, et see ju parandab lisaks inimese tervisele, parandab ka tegelikult hoone tervist, kus inimesed elavad. On siin ju hooned, kes on sama hoone, kus on see 19 aastat olnud, sealt sai ju maja seenest ja svammist sai lahti ja niiskusest sai lahti. See tegi ka hoone tervist. Hämmastav, seal ei jää ellu ükski ämblik. Et kui teil on kodus ämblik, siis ämblikud on meile kasulikud, nad söövad ju baktereid, aga kui ikka ämblikud on palju, siis on bakteriaalne keskkond ka väga kõrge. Mille pärast vanadel majadel oli seina ja laenurk oli kumer ja meie tänapäeva korterites ämblikuvõrgud tekivad ikka just nurkadesse, mis on täisnurgad veel. Siis järelikult ventilatsioon ei saa neid nurkasid kätte, tehti kumerad, et ventilatsioon, see pööris, mis toas, ioon pööris, saaks bakteritele ligi. Aga meie ventilatsioonisüsteemides, näiteks Tallinnas käisin nõustamas vanalinna kooli Vene tänava koolimaja, siis tuli välja, et tänapäeva ventilatsiooniga on kaetud ainult spordisaal ja köök. Klassiruumides pole isegi välja tõmmet. Vau! Lapsed peavad saama õppida. Jaa, see oli kohutav ja õpetajad ja direktris ja kes seal kohale kutsusid, neil oli siis igasuguseid asju sinna nimekiri antud ja üks nendest siis, millele ma kohe pidama jäin, millega tuleks seal kohe tegeleda, oleks selle iidse hoone vanade korstende avamine. Kontrollida need üle, palju nemad tõmmet tagavad, võib-olla isegi kasutada seal nende otsas siis ventilaatorit, et kui palava ilma korstnad lähevad kuumaks, tõmme kaob ära, siis tuleb sinna sundvent lülitada sisse. Eks see on muinsuskaitse teema kõik. Aga koolimajal on veel all 14. sajandi varemetel ehitatud kelder. Seal oli samasugune õhk nagu Silve pool, nagu teises majas. Ja minu pakkumine oli siis leiutajale ka selline, et ta tuleb sinna lasta sisse. Lasta käib ja mõmiseb, vanajumal juhatab, me saame selle kooli kliima Eesti kõige paremaks kliimaks, sest ta suudab selles keskkonnas just selle lämmastiku neeldumisi luua, nagu nendes majades, kambrites maal. Ma usun, et sellest saab üks väga eeskujuliku kliimaga kool. Kasutades ära neid vanu korstnaid, need tuleb lihtsalt üle vaadata, leiutaja peab seal juures olema, mõmisema, ma tulen ka appi tõlkima, et me saame selle asja korda. Tegelikult ongi siin on neid tehnoloogiaid on päris palju, mis hoiaksid inimesed tervena, tugevana ja meil pole vaja mingeid maske ega vaktsiine. Tegelikult oleks vaja koolides professorid välja vahetada nende professorite vastu, kes tõesti teavad, kuidas loodus töötab ja loodusega kooskõlas tehnoloogiad selgeks teha, tööle panna ja samuti tegelikult tuleb meil kõik see ehituskultuur üle vaadata ja ventilatsioonisüsteemid korda teha. Ja meil tegelikult vigade parandus on meeletu vaja ära teha ja meil pole vaja muretseda ei riikide sulgemisega ega majanduse kukutamisega, maski kandmisega. Inimesed saavad olla elus rõõmsad ja terved. Ja see ioniseeritud õhusüsteem tegelikult see töötab imeliselt ka aedviljade ja viljade kasvatamisel, puude kasvatamisel, vilja kuivatamine. Vili muutub hüdrofoobseks. Täpselt. Ja tegelikult ei ole vaja ei mingit keemiaid ega väetise asju kasutada, sest et tegelikult on täpselt ka vilja puhtimisel kasutatakse mürk kaasa. Just, meil pole midagi vaja kasutada, kui kasutada targasti õiget õhku. Siis pestitsiididega rikutakse vili ära.
et kui me saame ikkagi kõrge hapnikusisaldusega ventilatsiooni, siis hapnik selle lisaelektroniga O2, see salvestub seemnete struktuuris, ta tõrjub välja sealt automaatselt igasuguse lämmastiku ja roissbakteri eluvõimaluse. Ta säilitab kaua hüdrofoobsuse. Et ma arvan, et tulevikus hakkame sööma hoopis paremaid pagaritooteid. Et see tuuakse täpselt nagu kohvimasinasse kallatakse see tera, värske jahvatus ja kohvi, nii tuleb ka vili sealt ja värske jahvatus ja kohe läheb pirukasse. Saame hoopis teisel tasemel, ilma igasuguste mürkgaasidega, pestitsiididega puhtimata. Me saame luua bakterivabaduse kasvuhoonetesse. Me enne rääkisime, et väga tähtis on, kust me selle õhu võtame, et see jahutusperioodilise värske õhu võtmine tuleks oksa pealt jagada nii, kus on kõige jahedam. Aga seda oksa hargnemist jagab siis klapp, mis ei sule kumbagi otsa kunagi hermeetiliselt. Minu sõber tegi Queen Marine'ile ventilatsioonisüsteemi ehitas Turulinnas. See oli uudis meil käis ka läbi ja ta jäi kuidagi koju tulemisega viivitama ja ei saanud aru, ta oli ehitanud sinna projekti muudatusega mingi lisatoru, see oli hoopis peene, ma küsisin, mis mõõduga, põhitorud on 200, nii ja nüüd korraga 160. Ma jupp aega suutnud mõista, mis ta seal siis nagu on, ütleb, et üks klapp on puudu. Kutsuti siis peakontorisse, seal on ju maailma tippgeeniused koos, kes seda Queen Marine'i ventilatsiooni ehitasid. Ja ootas klappi viimase minutini ja lõpuks öeldi talle, et kuule, et aga maailmas ei toodetagi sellist klappi, sa pead seal ise tegema. Okei, kuidas ma ise teen? Seisab punasel vaibal seal tööürp seljas. Vanamees võttis plekitükke laua pealt, viskas vaiba peale, painutas, ütles, et nii teedki. Ilmar, nii teengi jah, et no jõuad, me teame, et sul on pilet ostetud. Anti talle läbipääsuload tsehhist tsehhi, kus ta leidis siis keevituse ja tegi ja selle käigu pealt tegi selle klapi, ülejäänud oli valmis ehitus, läks pani paika põmm ja tuli ära koju. Mul oli ikka täitsa hämming, et mis toimub, et muidu on ebatihe ventilatsioon, kõik teipisid juba süsteemi, otsiti nagu siit patoinast. Ei, miks see klapp ei tohtinud olla hermeetiline, see on väga tähtis. Ja nüüd, kui me selle oksa pealt räägime ka õhuvõttu, kas ma võtan 9 kraadi soojama sealt või 9 kraadi jahedama sealt, me saame selle 9 kraadi diapasooni enda kontrolli alla. Mitu protsenti ma võtan madalamat temperatuuri, mitu kõrgemat, aga hermeetiliselt sulgeda ei tohi kumbagi. Meie soojusvahetid on ka juba varustatud värske õhu ümbervooluga. Suvel ei ole mõtet teda saata ju soojusvahetist läbi, kui ma tahan jahutust. See ümbervool on tehtud. Aga klapp on selline nagu Moskvitsi õhufilter. Suvine, talvine. Unustasin, kuhu sa panid, mine vaata, kas ta on õige koha peal, väga palav on. Oi, ongi kriskad pääl, tegelikult nii ongi. Ja nüüd, kui see klapp on nüüd hermeetiliselt suletud suvel võib-olla 3 kuud isegi, unustasid ära. Ja klapp on hermeetiliselt teise kanali sulgenud, seal tekib õrendusala ja õhk seisab. Sinna tekib meeletu bakteriaalne keskkond. Ja nüüd, kui sul talvel tuleb lõpuks meeled, kurat, kriskad pääle lülitad ringi, sa saad kogu selle bakteriaalse seltskonna, mis on 3 kuuga, sinna tekkinud, saad 10-sse. Ja kevadel saad jälle uuesti 10-sse. See ümbervool tuleb meie ventilatsioonidel nii selgeks saada. Ja see on üks põhivigade parandus, mis tuleb teha. Lõunakeskuse ventilatsiooni insener mõistis, pakkusin talle suurema projektiga siis teha see vigade parandus kõikides ühiskondlikus hoonetes, aga ta parandas Lõunakeskuse need vead ära ja ta ei tulnud suure projektiga kaasa. Tänapäeval ma kuulsin, et ta käis juba Hansa pangas Hansa LHV pangas uurimas, kuidas neid ventilatsioonisüsteemi saab parandada. Mul on sõbral seal kohvik. See on väga kehva ventilatsioon. Kurat, talvel oli seal ikka 18%, isegi vahepeal nägin niiskus. Meie teadlased on kummalised, nad ütlevad, et talvel meil niiskust ei ole. Neil puuduvad ju seadmed, mis mõõdaksid kristalliseerunud õhuniiskuse. Nad suudavad
kristalliseerumata õhuniiskust mõõtud, et suvel on kõrge, ei, ta on talvel täitsa olemas. Ioniseeritud ja õige ventilatsioonisüsteemiga, kui see õigesti tööle panna ja õigesti projekteerida, siis meile kasulikult tasakaalustatud. Täpselt, siis põhimõtteliselt meil ei ole vaja mingit radiaatorite küttesüsteemi või elektriküttesüsteeme. Siiamaani näitavad tulemused, et Silvia maas kadus 90% ära, ühe meie tuntud ärimehe kodus, kus on koduspa, kadus maakütte kulu 68%. Nii et tuleb õigesti asju projekteerida, õigesti asju ellu tuua, inimestele kasutada anda ja elukeskkond on hoopis tervem, inimesed on tervemad. Aga liigume siit edasi jälle järgmise asja juurde, et me olen varasemas ühes intervjuus ka rääkinud heli kui võimsast nagu ka lahendusest, ravimeetod, kaitsemeetod ja mis iganes, et siin on ka tegelikult heli ju ka ravib ju. Tasub uurimist. Ma räägin ära selle Mati Koka loo. Mati Kokk on ka üks huvitav füüsik, me aeg-ajalt vestleme ja peame plaani ja tema osa oli hooldada 4 hüdrojaama, üks neist Värskas, ta elabki Värskas, üks neist Põlvas ja kuskil veel üks vist müüdi maha. Ei ole ammu kohtunud. Aga ükskord helistas mulle ootamatult ja tal tekkis selline probleem. Need elektrijaamad, hüdroelektrijaamad omavad enam-vähem ühesugust tehnoloogiat, ühesuguseid O-rattaid, ühesuguseid ülekanderihmasid, ühesugusest materjalist, aga ühes elektrijaamas tekkis vile. Ühes ruumis nagu peenturbovile, ütles, et isegi väljapool seina, maakivi seina on kuulda seda vilet. Ma küsisin, kas see vile häirib sind, ütles, et ei, et põhimõtteliselt ega ta kedagi ei sega, aga sellega kaasnes üks huvitav nähtus. Sinna ruumi vilega tekkis must tahm, arusaamatu. Koristasid ruumi ära, nädala aja pärast oli tahm tagasi. Kuna Čiževski oli ka oma katsete käigus lühtri ehitamisel selle tahmaga kokku puutunud ja päris täpselt seletust nagu ei olnud või varjati seega ära, siis mulle meenus, et leiutaja esimesest mudelist majast, kus me täna käisime, selle ventilatsioonisüsteemis soojusvaheti filtrid 2-aastase kasutamise järel, elu oli ilus, keegi kontrollinud ja korraga vaadati, et need on süsimustad, need tintmustad. No, vahetati filtrid ära, vanad filtrid saadeti laborisse, laborist tuli vastus, et me ei suutnud leida filtritest mitte ühtegi elus bakterit. Need on surnud bakterid. Kuidas te selle saavutasite? Tavaventilatsioonisüsteemi juures, mis tänapäeva targad on välja mõelnud, käib filtrite vahetus niimoodi, et sa võtad vaikselt selle ukse lahti, võtad kilekoti lahti, tõstad hästi tasakene selle sinna sisse, strip kinni, viid põletusse, sest need filtrid on ülibakteriaalsed. See loll, kes võtab selle filtri taha põlve peal puhtaks, käib küll, no see on ikka täitsa loll. Ja see oli süsimust. Mäletad, Silvia põrandapesu vedelik vesi on alati tintmust. Jällegi süsinik ja surnud bakterid. Ja ma palusin siis sellel Mati Kokal selle Põltsamaa elektrijaama sellest ruumist koguda kokku nii palju, kui see võimalik on ja mulle Tartu saata. See toimetati minu kätte ja mina palusin professor Endla Reintomil sellele analüüs teha. Ta ütles väga hea, tal on üks magistrant parasjagu ja tegeleb sellise asjaga ja tegi selle analüüsi. No, saatis mulle analüüsi tulemus. No, see oli päris keeruline keel minu jaoks. Ma palju ei aimanud, aga ma tõmbasin kohe kõne peale, et mis sulle esimesena silma jäi. Endla vastas mulle kohe, et tühjad rakukestad. No, üheraksed on meil bakterid. Jällegi surnud rakud. Surnud bakterid ja ma palusin neile siis helisagedus ära mõõta. Rohkem ma pole kontakti saanud, võib-olla see asi areneb. Niikuinii minu järel luuratakse, aga las nemad teevad oma tööd. Te võite nendega ju tutvuda ja rääkida, mis siis edasi sai. Ja lähme siit õhu teemast edasi. Aina rohkem hakkame kuulma ka või oleme juba kuulnud plasmatehnoloogiast, et see teeb imeasju, et ka plasmatehnoloogiaga on olemas täitsa sellised plasmakapslid, kus inimene saab ennast taaskäivitada, rakud DNA-d korda, haigustest vabaks. Kuidas see plasma siin tänapäeval areneb? Oled sa sellega kursis?
no me teame ju CERN-i, paljudes paikades on ju maailmas need kollaidereid ehitatakse, et kiirendid ja üsna niisugune ämane jutt, aga sisuliselt tegeldakse ikkagi selle plasma loomine ei ole keeruline. Võtame tavalisi keevits, paneme sinna süsiniku, no me saame selle plasma sinna luua, aga see, et ta elama jääks sellisel kujul, nagu me oleme lugenud, keegi on näinud keravälku, no ei ole keskkonda, kus teda hoida. Hiinlased hiljaaegu vist 124 sekundiga hiilgasid, et neil õnnestus plasmat elus hoida, nad ei pannud sinna energiat sisse, tekkis meeletu hulk sooja, seda ei saanud seletada sinna sisse tema loomiseks tarvitatud elektriga ja tegelikult on meil tarvilik see keskkond, kus teda hoida. Ja kui ma professor, tol korral veel emeriitprofessor Kaido Häälele esitlesin ja kompassi katset kirjeldasin, isegi videot näitasin ja lisasin lõppu, et võtame siis natukene metaani ka kasutusse, siis ta viskas pataka käest ja õiges, et poisid, teil on vaja kindlasti tegevuslubasid. Ta aktiveerus nüüd mõni aasta hiljem, palus endale veel tutvustust teha. Ma kirjutasin väikse lisagi, ma tahtsin väga täpselt, et kui kaugele ta jõudis, miks ta ära ehmatas. Ta istus mul ju laua taga, ta oli väga hea tudeng, ta kirjutas küsimused üles, ma tagurpidi nägin, mida ta küsida tahtis. Ma libisin sealt ilusti, seletasin ära, talle ei jäänud rohkem küsimusi. Aga ma sain ta veel korra jõulude ajal kätte, nüüd möödunud jõulude ajal. Ta oli kuskil koos viibimisel ja võttis tegelikult mu telefoni vastu kogemata, ta oli üsna ehmatanud, et mina helistasin. Ta kiiresti vabandas, ütles, ma helistan enne aastavahetust kindlasti sulle tagasi, rohkem ta tagasi võtnud ei ole. See, kuidas ta nüüd seda täna tõlgendab, ma ei tea. Eks te peate selle välja selgitama. Assar, meil on plaan sinuga teha veel eraldi tegelikult põhjalik artikkel, mille me avaldame ka artikli kujul Fountain Newsi kanalil. Ja ma tahan lihtsalt sinu käest küsida, et kas inimesed peaksid ennast vaktsineerima selle COVID-i vastu või vaatama, mis loodus ütleb ja olema loodusega kooskõlas? Kuule, kas sa tead, milliseid metalle on leitud vaktsiinidest? No praktiliselt nagu ma võin võib-olla eksida, aga peaaegu terve Mendelejevi tabel ja see ei ole kuidagi tervislik. Kes mäletab veel koolist? Mis asi on koheerer? Vot olen kuulnud, aga ei tea täpselt, mis kurjad. Ma koolis midagi kuulsin, see oli mulle huvitav. Ülejäänud rahvas tegi oma kontrolltööd ära ja liiguti edasi, aga ma läksin ikka süvitsi uurima, et see huvitav nähtus. Koheerer oli siis klaaskolb 2 elektroodiga, võib-olla see kolb ei pruukinud klaasist üldse olla, et oli siis metallkestaga isoleeritud ja seal oli veel üks elektrood ka sees. Kasutati raadiosides. Meil möödunud sajandi äkki 60-ndatel veel olid nad kasutuses. Aga nende areng oli siis selline, et see tegi siis raadiolainet. Lainet muutis meile kõrvaklappides siis kuidagi mõistetavaks heliks. Kolb oli täidetud rauapuruga ja kui raadiolainetel tabasid, siis tekkisid erinevad sagedused ja tekkisid ülekanded erinevad helid. Ja kust tuleb ütlemine viilisin? Sest võeti raadioside kasutusele kohe laevadel, et nad kokku ei põrkaks, siis madrused, kes olid patustanud, nendel anti rauatükk viil ja vabal ajal siis toodad meile koheereri jaoks värsket rauapuru, sest see oksudeerus päris kiiresti. Ja sealt tuli ütlus viilisin. Sul oli vaba päev, mis tegid viilisin. Oli siis sillatud 2 või 3 koheererit, kui üks levi läks kehvaks, siis sillati see teise koheereri peale, heli muutus paremaks, nii kaua vahetati ära ja niimoodi see sidet pidaga värske rauapuru pidi olema, kui otsiti patuseid, sina lähed viilima. Meil on kiiresti vaja, meie piirkonnas on nii palju laevu, et me kokku ei põrka. Aga hiljem seda ajalugu, te saate kõike seda kontrollida, kuidas koheereri ajalugu oli, et oksudeerumise vastu hakati metalli sulameid kasutama, ikkagi sama puru hakati uurima, millises fraktsioonis ta paremini vastu peab ja nii tekkisid sinna hästi palju erinevaid metalle, nagu sa ütlesid, et Mendelejevi tabel. Kui meie vaktsiinid sisaldavad ikkagi nii palju metalle, nii palju neid metalli nanoosakesi, minu pärast atomaarset, siis meie 5G suudab need küll inimkoheereriks muutuda, nende sagedust mõjutada
ma ei oska midagi rohkem lisada. Et nagu Elon Musk oli ühes intervjuus öelnud, et kui sa lased ennast vaktsineerida, siis põhimõtteliselt AI saab su liblikaks muuta. On see põhimõtteliselt läheb see sinna paika või? Olgu, puudutasime teemat. Meil oli juba paar aastat tagasi jõudis minuni ka Maaülikoolis üks Ameerika tudeng ja seal tekkis suur tüli. See jõudis minuni, ma küsisin professor Rentami käest, et mis toimub. Ma kesklinna inimesena põrkan selle Jonathaniga tihti peale ajame juttu. Jonathan ei taha mulle rääkida, mida tema seal oma töös teeb, aga professor Rentam näitas mulle siis ametlikult, ta on tänaseks doktor, see Jonathan, ma soovisin talle õnne ja pakkusin talle koostööd, aga tema lähenemine siis on bakterite hävitamine pestitsiidide teel, aga nende pestitsiididega ta püüab taime RNA-d mõjutada. Aha, kui DNA-d me juba suutsime mõnuda, nüüd on RNA ka ja kui me 5G-ga tahame, et kurk tuleks nagu vedru, siis põhimõtteliselt seda süsiniku struktuuri saab, mille ümber molekulaarne osa tekib, saabki kujundada. Niisama saab inimesele või minu pärast või saba kasvatada. Ka nemad arenevad. Aga minu ettepanek on tegelikult Jonathanile selline, et kui ta on doktori saanud RNA mõjutamisega läbi pestitsiidide abil, siis kutsuks teda punti, et teeme talle siis hoopis oposiitsel teemal hapnikuga rikastatud kliimas bakterite kaotamise, ei ole vaja pestitsiide. Teeme siis oposiitsel moel selgeks, et saab ka hapnikuga bakteriaalset keskkonda nii tagandada, et ei ole üldse pestitsiide tarvis. Hiljaaegu küsisin ühelt loodusteaduste magistrilt kevadel lõpetanud uhke näoga. Küsisin tüdrukult, et aga miks siis taimed meile nagu päevases tsüklis hapniku toodavad. Ta ütles nipsakalt, aga see on looduse jääkprodukt. Ma tahtsin talle öelda, et sa oled ise jääkprodukt ja lahkusin. Et seda oli piinlik kuulata, tegelikult hapniku toodab taim selleks, et atmosfäärist lämmastikku tuua. Meil on võimalik kasvuhoonetes üsna pea lõpetada igasugused lämmastikväetistega taimede toitmised ära. Sest enne uputust oli meil atmosfääris 1/3 võrra kõrgem õhurõhk ja 1/3 võrra rohkem hapnikku. Ka gravitatsioon oli teine. Aga sekvoiad olid ka 200 meetrit. Professor Rentam leidis 2015 aasta lõunakorealaste katse lehtkapsaga ja tulemused olid rabavad. See kinnitas kogu minu hüpoteesi ja andis mulle tegelikult indu edasi tööd teha. Väga hea, Assar, täna siinkohal lõpetame, sest et see artikkel, mis sa kokku paned, see võtab kokku meie intervjuu ja annab väga palju ka lisa. Ja kui te nüüd hea kuulaja ja vaataja tähele panite, mis on siis kõige tähtsam su elus, hapnik, puhas õhk, looduses olla puhas, jah. Et see on kõige tähtsam, vältige kõikvõimalike riidest, sünteetilistest ainetest, maske, vaktsiine, lihtsalt olge loodusega kooskõlas ja olge sõbralike tehnoloogiatega. Järgmine intervjuu juba 6 aja pärast uue huvitava inimesega Eestimaa pinnalt. Jääge meiega Fountain Newsiga kohtumiseni, valgust ja aega teile!